tere siis kõigile. Mina olen siis täna Kristel olen, ma tutvustan ennast kõigepealt. Ma olen Kerliga tutvunud, ütleme umbes 4-5 kuud tagasi ühes mentorprogrammis, kus me siis saime tuttavaks oma äriteekonda nii-öelda kasvatades. Ja Kerli tuli sinna virtuaalassistendina, tiimijuhina algselt, et eesmärk oli siis, ma sain aru, kasvatada oma äri ja seda tiimi juhtimist nagu strateegiliselt kavalamalt nagu ja targemini juhtida. Aga siis see coach hoopis kaevas meie mõlema seest välja meie südameasjad. Ja täna ma olengi siin siis Kerliga intervjueerija rollis selleks, et aidata tal jagada oma lugu. Ma olen väga õnnelik ja tänulik, et ma olen kõrvalt näinud seda lugu, kuidas see oma asja ajamine nagu inimese särama paneb. Ja Kerli siis saab nüüd rääkida, kuidas see tema lugu, mis see täpsemalt on ja kust sealt kõik tuleb. Ehk siis ma alustangi esimese küsimusega, et kui vaatajad võib-olla ja kuulajad ei tea, siis kes sa oled ja millega sa siis täpsemalt tegeled? tere, kes sa kuulad, tere, Kristel. Mina olen siis 3 lapse ema ja elukaaslane ja ettevõtja, et mul on sellised 2 väga erineva suunaga ettevõtmist siis täna, et ongi ühelt poolt see virtuaalassistendid, mis on siis väikeettevõtja, mikroettevõtja tugiteenuste pakkumiseks nagu loodud, millega ma ka algselt sinna grupimentorlusse läksin, eks ju, ja siis selle mentorluse tulemusena siis jõudsin tänaseks fookuspunktini. Mhm. Ja mis see fookuspunkt siis on ja mis on selle kõige eesmärk ja mis see südameasi seal taga siis on? Ja fookuspunkt ongi siis selline ettevõte, kelle eesmärgiks on siis inimeste teadlikkuse tõstmine sõltuvuste teemal ja eelkõige just on fookuses siis see kõrvalseisja ehk kaassõltlane, nagu võib niimoodi nimetada. Et tihtipeale noh, see inimene, kes seal kõrval on, ega ta ei oskagi tulla selle peale, et ennast sõltlaseks mingil kujul pidada, on ju, et aga jah, et kes siis kaassõltlasena seal kõrval on, et ta on ka omamoodi nagu sõltlane, et muidugi see mõiste iseenesest on palju laiem kui lihtsalt see, et keegi, kes elab sõltlasega koos, on ju, et see Mhm. kaassõltuvuse mõiste on tegelikult palju keerukam ja laiem. Ja Mhm. fookuspunkti mõte ongi siis see, et ma ütlen ära, mina ei ole psühholoog, ma ei ole terapeut, ma ei ole coach, aga mina siis võtsin ette selle asja, et tuua inimesteni see abi põhimõtteliselt koju kätte, et fookuspunkt siis toobki selle veebiseminaride, kursuste, koolituste kaudu siis teile need spetsialistid koju kätte mugavalt, et kui inimene ei ole veel valmis, ei ole veel seal kohas, et minna kuskile kabinetti võõra inimesega rääkima sellistel ebamugavatel teemadel. Mhm. Kas sa sellest grupi mentorlusest mäletad ka seda päeva, et kui sa sinna esimest päeva sõitsid, sa lugesid seal ühte raamatut rongis, on ju, et see mõjutas sind ja siis oli see hetk, kus me tegime seda harjutust, et me panime oma need 10 mõtet kirja sinna ja üks minu arvates sinul oligi see punkt, et sa tahad, et su elu oleks nagu tähendusrikkam, on ju. Et Mhm. mäletad sa seda? Ma mäletan, et mul on see kuskil kogu aeg nagu südames tiksunud, et ma ei teadnud, mis asi see on, aga ma teadsin, ma midagi pean tegema, onju. Et midagi nagu maailmale olulist, et ma tahan siia jätta maha endast midagi. Et Mhm. eks seal jah, et see raamat, mida ma seal rongis lugesin, oli tegelikult see Matthew Perry raamat Sõbrad, kallimad, kuidas ta nüüd oligi? Mhm. Hästi jah, liigutav suur lugu hirmus on ju. asi, sõbrad kallimad ja suur hirmus asi. Et Mhm. see tema lugu, no see on nagu nii kõvasti nagu mõjutas mind, et ma olen ise, nii kaua kui ma ennast mäletan, olen ma selle Sõprade sarja fänn olnud esiteks, on ju. ja nüüd, et kui ta siis suri, et siis see raamat tuli minu kätte jõudis, et siis ma sain nagu kogu selle loo teada, mis seal taga veel on. Et siis see oli nagu veel selline liigutavam minu jaoks, aga noh, ega see raamat ei olnud ju tegelikult see põhjus, et see oli lihtsalt nagu veel üks tõuge Kokkusattumus natuke on ju. ja et tegelikult siin taga on ju ikkagi oma kogemus, ikkagi ma Mhm. olen 35 aastat olnud ju ka alkohooliga kaassõltlane, et ma olen niimoodi üles kasvanud. Ma olen Mhm. terve elu siis tegelenud Et endaga. sealt siis tuleb see psühholoogia huvi nii-öelda on ju.
ja psühholoogia huvi tuli mul juba keskkooli kirjandites välja, et kui õpetaja ütles, et näed, siin on üks väga huvitava maailmaga tüdruk, sisemaailmaga tüdruk, et ütleski, et nagu väike psühholoog kohe, et noh, tegelikult ma olen kogu aeg jälginud niimoodi inimesi, nende käitumist ja ma olen nagu noh, juurelnud oma peas selle üle, et mis seal taga võib olla või mis selle inimese lugu võib olla, et ta on nagu nii või naa käitub, eks ju. Mhm. Et see huvi on kogu aeg olnud, jah. Jah, ja siis veel see enda kogemus sinna juurde on ju selle kaassõltlase nagu rolli tundmisel nii-öelda, et sa tead täpselt seda sihtgruppi tegelikult, sest sa oled ise tema nahas elanud, on ju. Just. Aga ma ei ole kunagi selle peale tulnud, mul on küll käinud mõte peast läbi, et minna õppima seda psühholoogia valdkonnas on ju midagi, et lihtsalt see on minu jaoks nii huvitav ja põnev, ma olen näiteks Marisa Peeri jälgija Mhm. olnud juba mingi 3 aastat või niimoodi, et noh, jälgin sellist infot ja olen seal sees kogu aeg, et see nagu huvitab mind. Mhm. Aga ma ei ole selle peale kunagi tulnud, et ma võiksin reaalselt seal valdkonnas nüüd kohe nüüd juba tegutsema hakata, on ju. Ja huvitav veel see ka, et sa rääkisid, et sa kliente valisid nagu alateadlikult juba tegelikult selles valdkonnas, on ju, ehk siis see virtuaalassistentide äri justkui valmistas sind ette selleks kõigeks, mis sa täna teed, on ju. Et nii sa siis jõudsidki selleni, et kuidas neid tugiteenuseid nagu pakkudes nendele psühholoogia ettevõtetele, on ju, või nendele, keda sa virtuaalassistendina toetasid, on ju. Et siis on tegelikult see know-how kõik olemas, kuidas seda ise nüüd täna jätkata, on ju. Virtuaalassistendina oligi, et ma koostasin enda ideaalse kliendi profiili ja seal oligi kohe kirjas, et selline valdkond võiks olla. Mhm. See huvitab mind ja mul oleks olnud siis noh, et mul oli endal ka huvitav töötada ju siis seal assistendina kõrval. Ja Mhm. sealt tulid kõik need kontaktid, teadmised, pidevalt olid seal info sees, on ju, kuulasid erinevaid neid konverentse ja tegin kokkuvõtteid nendest, on ju, et ma sain ikka päris palju nagu sellist haridust pealekauba veel sellele, et ma nagu töötasin seal. Mhm. Et täna tagasi vaadates tundub kõik nii loogiline, on ju. Ja see on hästi huvitav, et tagantjärgi nagu need nii-öelda punktikesed kõike saab ära ühildada, et miks midagi nagu oli Mhm. vajalik läbida, et miks see katsumus mul oli vajalik, need üleelamised, kõik see, et ja just, et see assistendi töö, et täna ma saan ju neid teadmisi kasutada, et ise korraldada neid seminare ja konverentse ja Mhm. mulle hästi meeldib selliseid koostöid teha ja suhelda inimestega ja organiseerida. Ja sa lööd särama kohe, on ju. See on tegelikult väga-väga vastand sellele, eks ju, mis ma olin siin ütleme 20-aastasena ja enne seda, et kõik see selline raskem periood, kus ma pigem olin selline, et tahtsin olla nii, et keegi mind ei näeks, ei märkaks, on ju, Mhm. et selline julgus on kõige suurem muutus, mis on nagu tulnud just selle enesearengu teekonna käigus, mis on nüüd kuskil võib-olla 4 aastat kestnud tegelikult ainult Mhm. põhjalikult. Tahad sa enda teekonnast natuke veel rääkida? Ehm, Kust see alates kõik kust maalt? lahenema algas? No jah, et kus nagu, kui sa olidki see kaassõltlase rollis, on ju, et kuulajad võib-olla täna on selles hetkes, et kuidas see nagu inspireeriv teekond siis siia, kus sa täna oled nagu jõudnud, on ju. Mhm. jah, et see, kus minu jaoks algas see kaassõltlase no nagu elukogemus siis juba alates vist sünnihetkest, et sellest hetkest, kui ma mäletan ennast, on meie peres olnud see probleem, on ju, et üks vanem siis oli selle alkoholisõltuvusega. Ja seal oli ka nii, et tegelikult võis olla kuid täiesti rahumajas ja siis võis olla jälle nädal või 2 on ju mingi selline tsükkel. et siis see ikka keeras selle pereelu korralikult pea peale, et no tegelikult tänaseks ma olen enda jaoks selle niimoodi sees ära lahendanud, et mul ei ole mingeid selliseid väga tugevaid emotsioone või mingit pettumust või vimma, et nii ema kui isa poole täiesti nagu enda jaoks lahti mõtestanud ja ära lahendanud. Mhm. Aga tol ajal oli sellist hirmu ja häbitunnet ja sellist võib-olla üksinduse tunnet ja mitte kuuldud tunnet, et sellist nii palju, et eks see kuidagi selle isiksuse kasvatas selliseks tagasihoidlikuks ja kartlikuks ja Mhm. aga ma olin siis 3-lapselise pere kõige vanem laps, kes juba siis harjuski nagu vastutust võtma, hoolitsema nooremate eest, tihtipeale ma pidingi nagu vastutama, sellepärast et oligi, et ema oli tööl pikalt ja siis noh, kui isal oli see
mingi tsükkel, siis mina olin nagu see, kes kantseldas ja ma ei tea, süüa Mhm. pidi andma ja Ja see jäi hästi pikalt tegelikult nagu nii ettevõttes kui igal pool mujal algul nagu segama natuke on ju see harjumus nagu vastutust võtta see kõige. ongi see ka nüüd see üks see kaassõltlase selline tunnus, et sa võtadki endale liiga palju kanda võib-olla. Mhm. Et siin ma olen sellega väga hästi tegelenud ja järjest paremaks läheb, et täna juba siin kaasan abilisi ja Mhm. jaotan ülesandeid ja et ei Ja ürita no nagu super kõike ja ise niisugune teha. enesekindluse kasv ka on ju, Jah. et aina suuremaid ägedamaid asju võtad ette ja selles mõttes nüüd juba saadki teisi aidata on ju, et see on ka nii äge, Mhm. Ja teisi veel üks väga julgustada. tüüpiline selline loo jätk, mis väga tihti kuuled, et kui oledki sellises peres kasvanud ja siis oled äkki kuulnud, et tüdrukud ju valivad alateadlikult natuke neid Mhm. käe järgi endale kaaslase, on ju, et ma leidsin sellise üpris sarnase ja sattusin siis nagu uuesti samasse olukorda seal suhtes, et ma Mhm. siis 18-aastasena hakkasin käima selle meesterahvaga ja siis kokku me kolisime ka kuskil, ma olin 20 või 22-aastasena siis sain oma esimese poja. Mhm. Aga ka seal tegelikult juba alguses kohe olid probleemid näha, et kuidagi ikka oli see, et ma saan hakkama ja noh, eks see on see, et mingi pilt, mida sa oled näinud lapsest saadik ja sa nagu võib-olla ei saagi aru, et see tegelikult on nii hullult vale, et sa nagu noh, mitte Tundub et ma mõelnud, normaalne et nii, on ju. et see on normaalne, et see peabki nii olema, aga see taluvuse lävi on niivõrd palju juba kõrgem, kui oleks nagu sellises rahulikus keskkonnas kasvanud inimesel ehk olnud, et ei oleks see suhe kestnud Mhm. 7 aastat, nagu meil oli. no millest sinul need muutused siis algasid sellest nagu väljaliikumisel, et see ei ole normaalne ja sa tahad teistsugust nagu reaalsust endale luua, on ju? No ma teadvustasin seda, et ma olen kuidagi, noh, mida aeg edasi, seda hullemaks see käitumine ka läks, eks ju. Et siis ma teadvustasin endale seda, et näed, et ma olen tegelikult üsna sarnasesse olukorda sattunud, et kus mul emagi oli, onju, et ma juba nägin, et kui hakkas selline vägivaldne käitumine pihta, juba selline füüsiline vägivald ja hirmutamine ja siis üks hetk läks minu jaoks üle piiri. See Mhm. tuli üsna ruttu tegelikult see piir, et kui juba niimoodi nagu füüsiliseks muutus, et siis oli küll see, et ma põhimõtteliselt järgmisel päeval pakkisin oma asjad kokku ja läksin just see hetk, läksin minema, kui teda kodus ei olnud. Mhm. Sadama siis. ja mõtle, milline valima nagu niimoodi jõud ja tegelikult. 100 kilomeetri kaugusele nagu ära linna, et mul olid sugulased ees, kes õnneks abikäe ulatasid ja oli nagu minna kuhugi. no tõeline julgustükk ikkagi on muidugi ju. natuke kestis see natuke kokku-lahku käimine ka, et see ei läinud niisama lihtsalt ikkagi, et üritati tagasi igasuguste vahenditega veelindada, Mhm. aga jah, sinna ma jäin, et ma ei kolinud ära sealt enam kuskile, et see ikkagi lõppes ära, et ma nägin, et inimene ei muutu ja Mhm. no ja siis sina samamoodi tegelikult otsisid ju lõpuks nagu ka coach'e ja nii-öelda alustasid seda enesearengu teekonda, et seda nagu mõttemaailma täitsa ümber muuta, on ju, et ega see päris nagu samade harjumuste pealt ju ei muutunud inimesel, on ju. no minu jaoks see nagu kohe ei alanud ka, et ma tegelikult siis elasingi teises linnas ja niimoodi läks mingi 3 aastat umbes või kui ma leidsin selle uue elukaaslase siis lõpuks, kellega siis ma tundsin ennast nagu tõesti nagu hoituna ja väärtuslikuna ja noh, see oli nagu hoopis teine tunne, et sa tunned, et sa oled väärt midagi, eks, et tegelikult eelmises selles halvas suhtes siis mulle reaalselt öeldi selliseid sõnu välja, et sa ei ole mitte keegi ja noh, kui sa kogu aeg kuulad selliseid asju, on ju, et sa võid lõpuks seda uskuma hakata, eks ju. Mhm. et selles uues kooselus siis oli hoopis teistmoodi kõik. Aga eks see ka käis väga üle kivide ja kändude, sest ega minu see eelmine suhe ei tahtnud kergesti kuidagi nagu maha jääda. Et Mhm. see kestis ikka veel mõned aastad selline, ütleme siis kaigaste kodaratesse loopimine ja siis natuke lapsega manipuleerimine Mhm. ja jah. oled läbinud täieliku kadalipu ühesõnaga, et kui kellelgi on vaja nagu inspiratsiooni, kuidas see ära teha, siis sa kindlasti saad nagu aidata, on ju. Ja
ja mis teebki keeruliseks, on kõige keerulisemaks selle nagu lahtilaskmise eelmisest. Et kui on ühine laps, eks ju, et see teeb selle Mhm. olukorra nagu päris Ja. raskeks, et sa ei saa lihtsalt selga pöörata, onju. Ja Mhm. siis ongi, et mina kaasasin ka pereterapeudi abi, et ega sa Mhm. niisama omal käel ikkagi ei saa hakkama, et Mhm. on vaja suhelda ja läbi saada lapse no pärast. just, aga kust sina oskasid leida tol hetkel, nagu sul ei olnud sellist Kerlit, kes nagu räägib ees, kuidas tema seda on teinud, on ju. et kust sa oskasid otsida nagu neid selles mõttes noh, ongi terapeute või mingisuguseid nagu juhtlõnga, et millega edasi minna, et kui sa ise oled puntras, siis nagu kuidas sina too hetk seda abi oskasid leida? Ma otsisin seda infot internetist, guugeldasin ja siis arutasin ühe sõbrannaga ka, kelle puhul ma teadsin, et tema on kokku puutunud, et on ka Mhm. käinud ja tema siis soovitas kedagi, kelle juurde ma läksingi siis see hetk, et käisime päris mitu aastat niimoodi, et me kolisime ju Soome ja käisime siis laevaga Soomest Tallinnasse Mhm. terapeudi juures. et sihuke noh, ikkagi tundub nagu selline keerulisem ja raskem tee on ju, et kui täna tegelikult nagu võib-olla saab kiiremini selle abini, siis on ka need hakkab lahendused ju natuke. kätte kohe veebi jah, vahendusel. jah, just. aga mis on sinu siis nüüd kaugem unistus ja fookuspunkti plaanid üldse ja siht suuremas mõttes nagu? Ehm, no plaan ongi selline, et jätkata nende veebiseminaridega ja võib-olla mingi suurem konverents korraldada ja tegelikult ma olen Mhm. kokku pannud ka enda sellise mm, kursuse, ütleme. see on 4-nädalane teekond Mhm. kaassõltuvusest iseolemisse, sest täpselt nii nagu on sõltlase puhul, on ka kaassõltuvuse või selle kõrvalseisja ja kannataja puhul on täpselt sama teema, et sa pead ikkagi alustama iseendast ja seal ei ole mingit teist teed tegelikult kui enesearengu tee. et hea küll, et kui sul on väga kriitiline olukord ja selline ärev olukord, et see alles sellest suhtest kuidagi väljasaamine või sa oled seal selles möllu sees alles, on ju, et kus toimuvadki need joomised ja mis iganes, on ju, et mis Mhm. kellelgi on. et siis võib-olla tundub see enesearengu teekonna läbimine nagu noh, selline võimatu missioon, on ju. Mhm. aga see on tegelikult ainus tee, et hakata just ennast uuesti üles leidma, ennast väärtustama, et ise olema, et muidu kogu see elu ju tiirlebki ümber selle probleemse inimese, on ju, kes väga paljud asjad ära otsustab juba Ma just tahtsingi öelda, et võib-olla kõik ei lähe isegi ju lahkugi, on ju, et nad ei ole võib-olla isegi selle peale mõelnud, et nad hakkaksid lahku minema, aga lihtsalt see teekond juba aitab kas või hakata ka iseenda elu seal kõrval elama, on ju, ennast ka märkama, enda vajadusi ka nagu panema nagu oluliseks pidama üldse. ja ainuke viis ongi ka seda sõltlast siis nii-öelda aidata sealt kõrvalt, et sa hakkadki iseendaga tegelema, et sa pöörad selle fookuse enda peale. et sa ei saa väljapoolt nagunii seda inimest muud moodi väga mõjutada, et kui siis ongi mingi selline traumaatiline samm, et tõesti, et lähed Mhm. ära lastega tema juurest või noh, mis iganes, või tal endal midagi hirmsat peab juhtuma, et ta üldse nagu hakkaks mõtlema sealt välja Mhm. tulemise peale. et hoida seal kõrval ja andestada ja toeks olla, et see tegelikult noh, tihtipeale see kaassõltlane hakkab pigem toetama seda sõltuvust endale nagu teadmata. Mhm. ja samas aitab enda elu tegelikult jääb ka, elamata, on ju. enda elu jääb elamata, jah. ja võib-olla see inimenegi siis hakkabki nagu mõtlema rohkem endale ka tähelepanu pöörama, ennast käsile võtma, kui Mhm. ta näeb, kuidas sina seal kõrval muutud, eks ju. et, Mhm. et aga võib-olla kuidas see tuleb kaasa kursus sellele teele. aga kuidas see kursus või teekond siis nagu välja näeb, et seal on mingid harjutused siis ja mis see sisaldab endast või mis see täpsemalt nagu kujutab? see on siis teemade kaupa jagatud nädalatele ära, et esimene nädal on üks suurem teema, teine nädal järgmine suurem teema ja siis see ongi, et iga päeva alguses siis on plaanis selline video postitada, kus on siis päevaks mingisugune mõttetera või mingi üleskutse või ülesanne. ja kõik need taanduvad sinna, et enda leidmisele siis ja enda väärtustamisele ja enda vundamendi eest hoolitsemisele, et mis on ka ju üks kõikide asjade alustala üldse. Mhm. et, äh,
ja külalisesinejad siis on mul planeeritud igale nädalale üks. Mhm. Ja samas tore selline nagu mõnes mõttes kogukond ka on ju, et sa ei ole üksi enam nende muredega on ju. ja ja minu jaoks samamoodi, et ma kutsungi endaga kaasa sinna teekonnale, et ega ma ju samamoodi tegelen, et ma olen praegu väga suure tee läbi käinud ja suured muutused tegelikult enda jaoks teinud. Mhm. aga ega siin on ikkagi veel, mille kallal tööd teha, eriti just Mhm. lapsevanemana, kui näed, on ju, et hakkab jälle see ette-taha ärategemise Mhm. komme välja lööma, on ju, et täpselt samamoodi olen mina teekonnal ja ma kutsun siis teisi kaasa endaga Just, et koos mitte, et sa läbi. oled selline õpetaja, kes nagu näitab ja ütleb, mida teha, vaid et see on selline koos tegemine pigem ja Ja teekond just. mina lihtsalt tean seda, et kust seda abi saada ja leida ja Mhm. millised asjad siis praktikad aitavad ja Jagad millised enda inimesed kogemust. aitavad meid Mhm. sellel teekonnal. Just, jagad oma kogemust ja oma väärtuslikke kontakte on ju ja Ja. oskusi. Aga kas sa hõikad välja ka, et mis nüüd järgmiseks siis toimub ja mis need kuupäevad või üritused nüüd tulemas on, et mis, kui kellelgi tekkis huvi, et mis siis nüüd järgmiseks saab uurida kohe? Kursus, millest ma just rääkisin, see 4-nädalane teekond on algamas 5. mail, aga veel aprillikuu jooksul me teeme 2 veebiseminari. Plaanitud on siis Kalle Hallikuga üks veebiseminar, kus siis saavad nii-öelda 2 poolt kokku, et mina siis, kes on olnud kaassõltlase rollis ja tema siis, kes on olnud endine sõltlane, eks ju. Et siis me toome need 2 poolt kokku ja saame inimeste küsimustele vastata, et mida ma esimese veebiseminari puhul väga palju märkasin, et inimesed tahtsidki just selliseid vastuseid, et kuidas nagu olla seal kõrval, kuidas aidata Mhm. või ka kuidas oma last sellelt teelt nagu kõrvale hoida, et hästi palju selliseid küsimusi, et siis me saamegi kuulata nii-öelda läbi selle teise poole pilgu, et mida tema sellel ajal nagu mõtles või tundis, et kui ta oli siis sõltlane, et kas see pigem aitas või mitte, et keegi seal kõrval nagu tahtis tuge pakkuda, onju. Mhm. Ja siis on planeeritud 25. aprillil äh, ka esineja, kes räägib just oma kaassõltlase kogemuse läbi, kes täna on siis terapeut ja toetab ise teisi siis selliseid. Mhm. tema on siis Katrin Hallik. Et see teine veebiseminar on praegu kuupäev lahtine, aga nad tulevad. Mhm. et Okei. selles mõttes on tore, et juba plaanid on maikuus on ka juba esimene esineja olemas, et väga-väga hästi need koostööd tulevad. Mhm. No ja grupiga saab ka liituda kindlasti, kus kõik kõige uuem info hakkab siis olemas olema. ja Facebooki grupp on ka fookuspunkt, et kindlasti saame need lingid ka postitada, et oleks lihtsam üles leida. Mhm. Et kellel on siis kasvõi, et sul on mõni lähedane või tuttav, kellel on see probleem, et endal võib-olla ei olegi, aga Mhm. hea infot jälgida siis seal grupiski niimoodi, et Jah, või sa näed, et sul on sõbranna hädas on ju, kes vajaks sellist tuge, aga sa ei oska nagu aidata on ju. mhm. Ja grupis saab ka ju küsimusi küsida seinale, et panna sinna, seal on võimalik ka anonüümselt küsida, et siis kindlasti koostöös spetsialistiga saame teile seal grupis Mhm. ka head vastused anda. Ja hästi tore üleskutse, et selline arutelu tekiks, et kõik saavad oma need muremõtted ära, et nad ei ole üksi nende asjadega on ju. Ja just. Kas midagi mul jäi küsimata, tahad sa midagi veel rääkida või lisada? Jaa, ma tahaksin seda sõnumit edastada, et see sõltlane ei ole paha, ta ei ole lodev ega laisk. Ta on haige, et see on ikkagi tõsine haigus, millega ta ei tule ise toime. Aga sina sealt kõrvalt ei saa kahjuks teda kuidagi aidata senikaua, kuni ta ise sinna kohta ei jõua, et tal on vaja abi ja et ta nüüd tahab seda abi otsida. Ja kindlasti ei ole mõtet temalt välja pressida neid lubadusi, mida ta ei suuda pidada ja siis olla pärast pahane, et ta neid lubadusi ei pidanud. Et meil on, noh, räägime ikkagi tõsisest haigusest ja seal ei ole nagu nii lihtne see asi, et luba mulle, et sa enam ei tee ja et siis ei teegi. Ja sulle kui kõrvalseisjale, kui sa juhtud meid kuulama praegu, et sinule ma soovitaksin seda, et sea fookus enda elu elamise peale, et meile kõigile on see elu antud mingi põhjusega ja me saame elada ainult enda elu. Sea ennast esikohale
ja kõik muud asjad loksuvad siis paika ka. ja hästi ilus jagamine ja ma arvan, et jõuab õigete inimesteni see sõnum küll. Ja aitäh kuulamast ja aitäh sulle, Kristel!